Eeli, Noh, mida sa teeksid teisiti, kui sa alustaksid koralliga täna uuesti? Me oleme 2 aastat tegutsenud. tead, see on üks väga raske küsimus, sellepärast et ma tahaks öelda, et mitte midagi. Sest ma tunnen, et meil läks kuidagi kõik hästi loomulikult. Aga võib-olla, kui ma peaksin midagi väga-väga kindlasti välja tooma, siis ma tooksin selle to-do listi. Ehk siis see, et nagu me täna teeme, et me määrame kindlad ülesanded, on ja, paneme, et kes neid asju teeb, kuupäevaliselt tähtajad ja siis on vaata lisakommentaarid, et kui on vaja. Et see nagu oleks võinud meil alguses olla, et minu arust to-do list tekkis meil täiesti eksprompt nagu. See oli juba siis, kui meil oli ülipalju ülesandeid listis, me ei saanud aru, kes millega tegeleb, natuke oli selline väga kaootiline seis minu arust. See oli aasta hiljem, ma arvan, kui me alustasime ja siis ma tegingi to-do listi sellise tabeli, et ja määrasimegi rollid, on ju. Et ma saan öelda, et võib-olla minu puhul oli alguses ka see, et mingid asjad hästi ma kuhjasin enda peale, aga tegelikult öeldakse, et nagu delegeeri asju. Aga no kellele ma delegeerin, et kui näiteks sa ei oskagi võib-olla kodulehte teha, on ju. Mul ei ole mõtet, ma mäletan, et ma andsin sulle, et tavai, et ma teen mingid kampaaniad või asjad, on ju. Ja siis ma andsin sulle, et tavai, et tee see maandumisleht ise mingi toote jaoks, ma ei tea, riidsed juhend või faceless juhend, on ju. Aga samas, kui sina ei ole kodulehega kokku puutun niimoodi ja alguses peale seda teinud, no miks me nagu, see on nii ebaefektiivne ajakulutus, vaata. Ja siis ja. Et veel tuligi ette see olukord, kus ma tegelikult palusingi Helenale, et kuule, et ma tulen su juurde ja õpetan mulle, et kuidas seda teha, et see on nagu meile nagu kvaliteetaeg, pluss nagu me mõlemad areneme, aga nagu tollel hetkel siis nagu jäi see ikkagi ära, et ikkagi Helena tegi selle ära, siis ta nagu oskas seda teha. Aga samas nagu jällegi see olukord õpetas meile nagu, et võib-olla ongi hea, kui sina teed neid asju nagu milles sa oled hea, on ja mina teen siis muid asju, milles ma olen hea. Ja, just. Et meie puhul ongi võib-olla see, et me täiendame nagu teineteist nagu väga palju. Et ongi see, et kui mina olen hästi siuke nagu, ma ei tahaks öelda, et Helena nüüd ei ole loominguline inimene, ta on väga loominguline inimene, aga ma ütleks, et mulle näiteks ei meeldi üldse numbrid, analüütika, mingi kodulehe, mingi kokkuvorpimine. Tehniline asi, ma olen kohe nagu, ei, mine ära, ma ei taha. Ja siis ma lõpuks olengi nagu, ma parem teen sellele kliendile full kuu aega sotsiaalmeedia plaani, aga please, ma ei taha seda analüütikat nagu. Et see tulebki hästi meil, et see rollide jaotus on enam-vähem justkui võrdne, on ju. Et üks panustab siis ajaliselt visuaalidesse ja sisuloomesse, teine nagu kogu analüüsi ja ülesehituse ja selliste asjade peale. Et see on nagu hea asi, mida me nüüd teeme, et vanasti me nagu istusime maha, tegime kõike koos, alustasime kell 4, lõpetasime kell 9 või kell 11 õhtul ja siis lõpuks oledki nagu mingi, ma ei jaksa vaata. Ja noh, nüüd meil ongi näiteks turundusplaanid, on ju, et kunagi võib-olla ma oleks teinud seda kõike koos, aga nüüd meil ongi see, et sina teed ühele kliendile turundusplaani full, on ju, ise. Mina teen teisele ja siis vaatame peale, et kuidas tundub, on ju, et lihtsalt kõrgatame mõtteid. Lihtsalt ajaliselt on nii palju efektiivsem. Ja, just. Aga samas ikkagist alguses võib-olla on vaja mingeid asju koos ka teha läbi, et muidu me ei teaks, kuidas me töötame või mingeid nippe ikkagi ka teineteiselt õpime, ma arvan, et mingid asju alguses ikka koos teha, aga lõpuks siis jaotada ära, et kes milles on parem ja siis minna niimoodi. No ülihea on nagu meie puhul see, et me oleme nagu enam-vähem täna regulaarses suhtluses. Ehk siis kui enne oli nagu see, et ma võisin oodata näiteks 12 tundi, et Helena, millal sa vastad mulle, sest et noh, ma olen väga halb vastaja, nagu kõik teavad, kõik sõbrannad ka. Messengeris on lihtsalt võimatu seda inimest kätte saada ja siis nüüd ongi see, et me helistame nagu, et mina ei ole jällegi üldse helistaja tüüpi inimene, et see minu mugavustsoonist välja tuleb isegi, kui ma pean helistama sulle nagu
Okay. Nagu lihtsalt kõne või? Jah, see on nagu minu jaoks nagu ma ei helista, mulle ei meeldi, ma ei taha. Ja siis ongi see, et vahepeal Helen nagu, kas sa saad sellele kliendile ise helistada? Siis ma olen nagu mingi, nii. Tere, ma helistan agentuurist Korall. Ja siis olen nagu, mida ma rääkima pidin? Ja siis ma olen lihtsalt nagu mingi, aga noh. No mulle jällegi meeldib kohe konkreetselt, et ma ei jahu seal, ma ei kirjuta, see on nii ajakulukas ja ma ei ole tõesti Messengeris, et kui ma teen tööd, siis mul on kogu aeg do not disturbi peal, keegi ei saa mind kätte, kõik on lõpuks vihased. Ma ei tea, aga samas ma saan asjad tehtud nagu. See on hea, jah. Hea oskus. Mina on jällegi see, et mul hakkab süümekad, kui keegi kirjutab mulle ja ma talle ei vasta nagu. Et, jah, sa vastad mega kiiresti. Ma vastan kohe, et nagu ma näen sulle notification'id, kui mul juhuslikult ei ole kakane pampers käes, siis ma vastan sulle. Ja ma vastan isegi siis, kui mul on mega kiire nagu. Nii. Ja kolmas asi võib-olla, mis me toome välja, on see, et teha ikkagist regulaarseid koosolekuid, olla kogu aeg suhtluses. Alguses me olime 2 korda nädalas isegi, tegime koosolekuid. Praegu teeme siis, kui vaja. Võib-olla see on parem. No meil oli alguses see ka, et kuna ettevõtte nagu oli vaja alles üles nagu ehitada ja kõik need tehnilised asjad võtsid meeletu nagu ressursi ajaliselt, siis nüüd on võib-olla see, et jah, meil on nagu klientide teemad on ju, või e-maili turunduse teemad ja mingid siuksed asjad, aga täna me enam ei pea mingi seadistama väga palju midagi, vaata. Et see nagu vanasti me istusime maha, hakkasime muudkui aga seadistama, vaata, ja mingid tooteid, digitooteid üles laadima. Et nagu täna nagu me helistame lihtsalt teeks prompt või oleme nagu mingid et kuule, et Helena, et ma ei tea, täna kell 4 räägime veits. Ja siis töötame nii-öelda meile sobival ajal siis. Et meil on due date'id ja siis me saame nagu paika need asjad, aga et sükest nagu iganädalast nagu kindla kellaajaga graafikut meil ei ole, sest et praegu nagu elukorraldus on mõlemal hästi süke nagu hektiline, ehk siis ei jõua võib-olla täpselt iga nädal täpselt samamoodi, näiteks kolmapäeval kell 4 maha istuda, et jah. Ma arvan, et see on hea, et pigem vajaduspõhine. Kurat, samas ma olen ka seda meelt, et ikkagi peavad mingid nagu kindlad, et muidu me ei, võib-olla me ei teekski koosolekuid nagu, et ikkagi mingi see, kuidas öelda siis, regulaarsus peab olema või rutiin. Samas me praegu teeme praktikantidega küll, on ju, et saame iga 2 nädala. Mis ma rääkisin? Et praktikantidega on jah hetkel see, et me saame iga 2 nädala tagant kokku, et see on küll meil regulaarselt pandud kalendrisse, aga jah, omavahel ei ole lihtsalt. Jah, vajaduspõhine, nagu sa ütlesid. Tavai? Jah. Teeme oma otse kokku. Tavai. Saime jälle räägitud. Tšau. Tšau.